juurde just nimelt, et siis hakkab seedimine paremini käima ja kõik siuksed protsessid hakkavad palju tugevamini ja paremini tööle. Ja rasvhappeid. Igal nendel sellel elemendil või sellel toidu osakesel on väga oluline tähtsus. Mina joonistasin enda jaoks väga lihtsalt selle kunagi välja, rääkisin, siuke lastele ma kunagi seletasin. Aminohapped on nagu meie organismis nagu need nagu telliskivid. Telliskive ei ole, müürilao. Aminohappeid on vähe, pole raku ehitusmaterjali. Mineraalid on nagu töömehed. Vitamiinid annavad energia ja töökäsu mineraalidele, panevad mineraalid tööle. Kui vitamiine ei ole, siis mineraalid tööle ei hakka. Lihtsalt ei hakka, istuvad nii ja ütlevad, et ei töö. Fermendid on brigadirid ja brigadirid sellepärast, et nad struktureerivad, nad lagundavad toitu, aitavad viia need toiduosakesed peened, lagundavad need valgud väikesteks aminohapeteks. Kui ferment ei ole, siis seda lagunemist ei toimu. Kõik see, mis sööd, tuleb lärts samamoodi välja. Ja rasvhapped on meie organismis väga tugev kaitse. Ta on immuunsuskaitse ja ta on ka rakkude membraani ümber olev kaitse. Siin rakumembraan koosnebki aminohapetest ja siis rasvhapetest. Siuke väga lihtne valem. Nii. Nüüd, et see toit jõuaks rakku kohale, on meil vaja transporti. Ja transpordiks siin kontseptsioonis on bioloogiliselt omastatud vesi. Mis pärast bioloogiliselt omastatav? Just nimelt sellepärast, et igasugune vesi, mis meie sisse endale joome, ei omandu. See vesi peab vastama teatud tingimustele, et meie rakud võtaks ta omaks. Vahe tuleb sellest veemolekulist. Esimene asi, ütleme, siin on välja toodud 3 seda parameetrit. Esimene on struktuur. Esiteks vesi peab olema õige struktuuriga. See tähendabki seda, et need veemolekulid peavad olema täpselt sellise suurusega. Ütleme, siin rakul on oma selline väikene avakene, millel on suurus kuskil 45 tüüni. Ja kui veemolekul on selline suur, 75 näiteks, siis ta sinna sisse ei mahu. Organism peab selle lagundama ja tegema ta selliseks, struktureerima ta selliseks, et ta sinna rakku sisse oleks vastu võetud. Me ei tee seda, me ei näe ka, et organism sükast tööd teeb, kujutage ette. Peale selle on väga tähtis organismile, et vesi oleks elus. Nüüd kõik need veed, mida igal pool näiteks pudelveed, mis tulevad kraanist, allikaveed, kaevuveed, need ei ole elus veed, elused. Nad ei ole miinusmärgiga, miinus näitab just elu ja pluss näitab, et ta ei ole elus. See allikavesi ka ei ole? Ei ole. Tal ei ole seda energiat, tal ei ole seda laengut, et oleks. Me oleme mõõtnud, selle jaoks on selline näidik olemas nagu ORP, mis näitab siis oksüdatsiooni, reproduktsiooni potentsiaali. Keegi kunagi ütles, et just sel momendil, kui ta sealt allikast tuleb, et siis ta veel on. Jah, siis siis see energia sealt kaob. Nii kui ta õhuga kokku puutult annab oma selle joonid ära. No kus siis nagu organism, kuidas siis see vesi jõuab rakkudeni, organism ise annab seda energiat veele, ta ise annab selle eluenergia vee molekulile, et ta jõuaks, et rakud võtaks ta vastu. Ja võt sinna läheb meie isiklik energia. Siis me mõnikord mõtlemegi, et huvitav, miks me nii väsinud oleme. Et me ei näe neid kohti ja neid allikaid, kuhu me energiat ära anname. Vee seedimise peale 85% energiat. Kujutage ette. Kas see on ka see põhjus, miks nagu inimene käib hästi tihti WC-s päriselt, et see vesi nagu ei jõua sinna, kuhu on vaja, vaid ta ja ta võib joostada, ta võib olla ja sellel võib olla mitu põhjust, miks ta käib tihti. See võib olla, et vaata kehal on need erinevad protsessid, et sina seda ei näe, sa võid tajuda, et näiteks kui sul on mõnikord nagu nõrgem olek, siis võid eeldada, et võib-olla mu keha puhastub, et ma peaksin puhkama, rahulikult olema, et keha saaks kergemini puhastuda. Eriti hästi puhastub, see on teada kõigile, et öösel, kui inimene magab. Et siis see ööuni on nii oluline, siis toimuvad igasugused puhastusprotsessid, vaata. Neerud puhastavad seal mingi 2 paiku maksad ja need teised kuskil 3-4 paiku, et inimesed teavad, et kui nad ärkavad
ülesse kahepaiku, siis mul on nagu neerudega mingisugused, noh, võivad olla mingid probleemid. ma käin jah seda, ja siis imendab see mürk, eks ju, sisse. ja, just. Et sellepärast see hommikune uriin tavaliselt ongi nagu selline, vaat see on kõik hästi selline ära kontsentreeritud. Nii, siis noh, minul oli hästi üllatav see energia, mida me siis, kui me joome tavaliselt pudeli või kraani vett, eks ole, mitte elusat vett, et organism annab hästi palju energiat ära. Mõelge nüüd ise. See on tähtis. Energia. Et kuidas ma ennast tunnen, et noh, see ongi, et kui inimesed hakkavad siin jooma seda korallivett, siis paljud, väga paljud, tõesti, see on üle, ma ei oska öelda isegi seda protsenti, aga iga teine või iga kolmas ütleb, et mul tuli energiat. Aga sellepärast energia ju vabaneb kohe, sellepärast, et sa annad talle elusat vett ja sinu organismi või energia jääb alles, eks ole. Saad kulutada millegi muu veel. Kolmas näitaja on pH. pH-st on hästi palju räägitud igal pool, kõik on netist lugenud, eks ole, mis on alushappe tasakaal organismis. Riina Raudsik on vägevaid raamatuid välja andnud. Aga mina tahaksin siin mõned asjad välja tuua. Näiteks siuke näitaja nagu, et inimese organismi näitajad jäävad siis sellisesse siin skaalal. See on skaala 0–14. See on keskmine, 7. Siin on appeline, siin on aluseline. Nii. Ja keha vedelikud inimesel jäävad 7,45 kuni 7,55. Kõik kehavedelikud. Kui siit langeb vere pH, kas või üks pügal, siis inimene kutub. Aga seda ei juhtu nii lihtsalt. Sest organism teeb kõik selleks, et hoida meid siin. Et hoida meid elus. See ongi niimoodi, et räägitakse, et palju asju ei tohi üldse absoluutselt reguleerida. Vererõhku ei tohiks reguleerida tablettidega, absoluutselt. Need on kõik sellised asjad, mida organism ise balansseerib. Selle asemel, et vererõhku hakata tablettidega nagu reguleerima, on hoopis teisi vahendeid olemas, kuidas see vererõhk endal korda saada. Ja see on meil kõik läbi proovitud asi, see on, kui te selle kontseptsiooni läbi mõtlete oma peas, siis te saate aru, et see on täitsa loogiline, eks ole. See kontseptsioon ei toeta ravimitööstus. Aga miks ta peaks? Sellepärast ka arstid ta toetab inimest. Nad ei räägi jah selle pärast. Siin ongi, ma näitan, näed, siin skaalal on, näed. Aga nad ei taha seda õppida. Arstid sekkuvad siin, kui teil on probleemid selles piirkonnas, eks ole. Ega nad ennem ei tule. Nad ei tule siia teile, te ei lähe ise ka nende juurde. Te lähete siis, kui teil on juba süsteemid ei tööta. On ju? Nii. Ja siis nemad sekkuvad. Aga mis nad teha saavad? Ega nad ei hakka teile ütlema, et kuulge, te rakud on olnud 10 aastat ilma veeta. Inimene, nüüd te tulete minu juurde, kui teil süsteemid enam ei tööta. Mitte ükski perearst ei ütle. Neil on siin oma vahendid olemas, mis nad siin teevad. Neil on see kirjas raamatutes, mida nad õpivad. Aga nad ei tea tervisest mitte midagi. Nad ei räägi seda teile. Nad ei ole niimoodi õpetatud. Selles ongi asi, et meie üldse ei kiru neid. Nad teevad oma töö. Aga meie peame ise inimestena võtma selle vastutuse. Hästi palju on selliseid, praegult räägitakse nendest uutest energiatest, mis tulevad maale, eks ole. Inimeste sagedused tõusevad ja seoses sellega hakkavad inimesed võtma vastutust. Vaata, loomine muutub lihtsamaks. Sa hakkad looma kõrgemasse sagedusse, see tähendab seda, et sa pead hakkama ka, sa ise vastutad oma loomingu eest. Vaata, ma räägin, tegelikult kontseptsioon on täpselt samamoodi, et me peame aru saama seda, et me vastutame ka selle eest, milline keha siis on. Et me saame ise seda kõike teadlikult teha ja aidata sellele kaasa, et me ei peaks minema siia. Nii, nüüd selle asja ma räägin ka, et me sööme selliseid, mida me kõik teame. Väga vähe on võimalik vältida jahusid, valget jahu igal pool, võta kus tahad, nii kui silmad lahti teed, vaatab jahu otsa, äädikas, täpselt samamoodi vaata, iga purk, igal pool on äädikas. Suhkrud, jälle sama lugu. Mõtled küll, et ma ju ei söö suhkrut lusikaga, aga vaadake tooteid, mis te sööte. Vaadake, palju see päeva jooksul kokku teeb, eks ole. Ja gaasilised joogid. pH 3,5. Ja mõelge nüüd ise, et kui keegi kirja ka ei pane, mida ta sööb, näiteks, enamus ei pane kirja, siis lõpuks, kui te hakkate tõesti ühel hetkel võtate kokku, panete kirja, siis te vaatate, millest te toit koosneb. Aga organism, mida teeb? Päästab teid iga päev päästab, kogu aeg päästab.
te ei tunne mitte midagi, ainult olete väsinud võib-olla. aga millega ta päästab? Päästab mineraalidega. mul oli siin üks jutt alati, ma räägin sellesama, ma olin koolis õpetaja ja noored nõudsid, et ma räägiksin tervisekontseptsiooni, kuna nad teadsid, et ma tegelen tervisega. Ja siis üks poiss kilkas, ütles, et aga minu ema on arst ja tema joob iga päev 2 liitrit Coca-Colat. Ma ütlesin jaa, ja ta on elus. Ma ütlesin jaa, ma täitsa usun, et ta on elus. Aga mis elus on? Seda ma ei hakka targutama. Aga tegelikult ma küsisin ta käest, et aga kas sa tead tänu millele ta on elus? Kas sa tead seda? Ei tea. Ma ütlesin, aga vaadake, meil on organismis mineraalid. Need on antud meile sünnihetkel seljakotiga kaasa. Magneesium, naatrium, kaalium ja kaltsium. Need on kõik aluselised. Nii kui te sööte apelsi asju, siis organism tasakaalustab nende mineraalidega, mis tulid testi peal välja, kelle mida puudu oli. Ta võtab sealt, kus võtta on. Ta võtab kõige lihtsamatest kohtadest ja kõige keerulisemad kohad, eks ole, mida ta peab kaitsma organismis, mis on kõige olulisemad, sealt hakkab kõige hiljem võtma. Aga kõigepealt võtab ära sealt varud, kus on võimalik. No hambad, ütleme, siin luud, sellised asjad. Juuksed. Ja võt, jah, kõik need mineraalid lähevad selle varuga. Aga mis siis on, kui te neid kogu aeg juurde ei anna? Teadlikult. Aga kus me võtame neid mineraale? Kus me neid tegelikult saame? Et kui nüüd loogiliselt mõelda, millist toitu me sööme, Coca-Colas neid ei ole, kindlasti mitte, eks ole. Selleks, et nüüd üldse päevakoguseid kätte saada, mõelge ise, palju me peaks sellist köögivilja sööma. Millistes kilodes? Kas kartulis ja nendes porgandites? Palju seal neid alles on? Millistes pinnastes need kasvavad, eks ole? Tegelikult olgem ausad, kuidas neid kasvatatakse. Itaalias ja kus kohas kasvatatakse, olete kuulnud üldse mingi vati ja mingi asja sees taimi. Ma ei teagi, mis need on, plastmassid. Mina ei söö juba aastaid talveperioodil selliseid tomateid ja lihtsalt nad ei maitse mulle. Ja nad on nagu kaalikad. Sama küsimus. Mina hakkasin endale seda küsimust esitama, mul tütar oli jalgpallur ja tegi väga tugevalt trenni, tal oli iga päev praktiliselt oli väga raske füüsiline trenn. Ja tead, ma hakkasin tõsiselt mõtlema, kui ma kuulasin seda kontseptsiooni, et vaata noor kasvav organism, mis mina vana mitte ikka enam, eks ole. Aga vaata, mõtled teise inimese peale, eriti laste peale. Et hakkad mõtlema ennast, tead, vahet ei ole. Aga tegelikult pärast ma sain aru, kuule, halloo, ennem tuleb ikka ennast korda saada. Et kuidas see laps hakkab sind kuulama? Käid tal järgi, ma hakkasin ka käima järgi. Ma ütlesin suhkur, pH 3,5. See muudku mulisesin kodust, et lõpuks uksed käisid, oli piuh ja pauk kinni. Ütlesin, mis sa mulised on? Ütle palun, kus ma need mineraalid saan, eks ole. Hakkas mulle ütlema niimoodi lõpuks. Aga lihtsalt ta ei kuulanud minu juttu. Siis ma hakkasin neid asju ise reaalselt tegema. Ma tahtsin tunnetada, kuidas nad mu organismis töötavad. Kui ma nüüd hakkan jälgima neid mineraalvitamiine, puhastusi, kõike, mis on vaja teha, hakkan tegema. Ja siis ta hakkas nägema, et ma teen. Praegu mul teevad mõlemad tütred, mul on 2 tütart, 1 poeg. Tütar sai 35, noorem on 22. Tütrel on 3 last. Niimoodi juba pere, eks ole, ma mõtlen selles mõttes. Ja kogu kõik need pered teevad. Me oleme neid, mina ei teagi, palju ma nüüd olen, 8 aastat või palju ma seda olen teinud, jah. Et algul oli kõik nagu jutu tasandil, ma vaatasin siin ka perekond, eks ole, et vaata, kui toredad tüdrukud tulevad kaasa, mul ei tulnud suugi niimoodi testi tegema. Et võib-olla oligi see, et ma hakkasin kohe nagu rääkima, et näe, nüüd sa pead hakkama neid sööma. Niimoodi ei saa. Kõigepealt ma küsingi, et miks te siin olete, et tahate seda või ei taha, et vaat see ongi nagu see, et see tahtmine peab tulema ise enda sees. Et mina nüüd tahan, eks ole, et ma panen ikka eesmärgi endale 90 vanuses olla selline, võib-olla samasugune, nagu ma praegult olen. On ju? Aga miks mitte? Et sul õnnestuks. Ma mõtlen, aga miks mitte? Absoluutselt kõigil õnnestub. Sest vaadake, näe. Te ei ütle Vilver ju 6 lapse vanaema. Rakud uuenevad. Kui te hakkate üle 50. Toitma 25 aasta pärast on teil täielikult uus keha. Absoluutselt. Rakud uuenevad kogu aeg, aga hakake neid toitma. Jootma, toitma õigesti. Ja te ise näete, see läheb automaatselt. Sest ma räägin, ei ole vaja vaadata neid tulemusi. Te võite vaadata, te võite kontrollida, saate hea tunde, et mul ei olegi nii hull asi, on ju, tegelikult. Aga see on lihtsalt enesetunde tõstmiseks. Tegelikult te võikskite kindlalt teada, et haigusi ei ole olemas.
on ainult see, et midagi on puudu. Ja kui keha annab märku, siis järelikult küsige enda käest, mis ma pole talle andnud, eks ole. See on nüüd esimene osa. Järgmine osa läheb edasi, et kui me nüüd teame, mida me peame andma oma rakkudele, siis järgmine etapp on see, et meie sees on elu. Nüüd on juba see okei rääkida. Vene ajal oli ka okei, aga vahepeal, kui meie alustasime, oli see niimoodi, et saal oli vait tükk aega. Sest seda räägib, et mul on ussid. Näod läksid siukseks jubedaks pähe, mõtlesid, et ei, minul ei ole. Absoluutselt, kõik hakkasid vaatama naabri poole, et kas tal on või. Umbes niimoodi, saad aru, täitsa uskumatult ma nägin ja kuidas reaktsioonid olid. Osad hakkasid juba vaidlema, osad solvusid. Oli igasuguseid asju. Soomlased ei kuule siiamaani seda. Jaa. Et vaata, inimene ei taha enda sisse vaadata, teie olete juba harjunud, eks ole, teate, et enda sisse vaatamine, eks ole, hingeliselt ja igatpidi on okei, eks ole. Meie saame aru, me oleme jaatavad enda suhtes, nii. Aga tavainimesed, kui sa räägid ego keeles, siis on väga valus. Väga valus juba lasteaias ussi rohkem. Jaa, vanasti anti, eks ole. Aga tänapäeval antakse. Ei anta. Nad ei või ilmselt anda niimoodi. Nad ei või midagi anda niimoodi. Vanasti, kui ma mäletan. Nõukogu ajal sai. Meil anti isegi kalaõli lasteaias lusikaga. Ühesõnaga, elu on meie sees olemas. Ja täitsa positiivne see viirused, bakterid, parasiidid ja seened. See on see tavaline, lihtne lühem. Tegelikult on neid nii palju liike, ei kujuta ette. Ma nägin seda Veiko ühe aparaadi seda nimekirja. See on teine aparaat. Ma ei jõudnud seda ära imestada. Ma hakkasin otsima juba, jäin juba sukeldusin nendesse parasiitidesse, siis mõtlesin, et issand, mida ma teen jälle. On seal vahet, mis tüüp ta mul sees on, mis on, eks ole. Ma tean, et tuleb puhastada, on ju. Organism peab olema tugev, immuunsüsteem peab olema tugev, et nendega toime tulla. Ja ega viirused, bakterid, parasiidid ei ole ainult halvad. Ainuke asi on see, et nad söövad ära ju meie toidu. Me tahame hakata toitma, tegime selle esimese osa ära, hakkame toitma. Aga parasiidid on kohe esimesed, kes kohe on noad ja kahvlid käes ja pistavad nahka selle. Sest nad on siin soolestikus. Nad on esimesed. On. Pääseb liikuma, rakud neid ei... No rakud ei ole. Kujutage ette, vaata soolestikku tuleb toit, nad on siin ju kõik olemas, nendel on siin kõige parem olla. Kui neil siin hakkab kitsas, siis nad lähevad organismi uitama. Tegelikult see ongi nii. Mina panin oma selle fantaasia, täna me rääkisime nendest piltidest, on ju. Mul hakkas selle kontseptsiooniga siuke fantaasia tööle, ma kohe kujutasin ette, kuidas nad seal on ja mis nad seal kõik teevad ja kuidas nad nõuavad seda toitu. Kui neil ei ole toitu, nad mõjutavad. Teate, need samad väiksed lapsed, kes mul on, need lapselapsed, ma olen isiklikult ja nemad teavad seda juba ka, et me oleme nende peale inimkatseid teinud sellega, et me teeme neile parasiidikuuri ära, nad on miilenkid. Nad on miilenkid. Nad ei nihele ka enam. Muidu olete näinud, kus lapsed nihelavad, jah? Nad ei püsi üldse paigal, tooli peal on kogu aeg niimoodi. Ja siis ma ütlen kõik parasiidikuur, aga sutrud nõuavad. Saaks kommist, siis on jälle nagu Duratselli jänesel. Aga mitte nemad ei nõua, vaid parasiidid. Ja tead nad, ärge neile seda öelge. Minu lapsed juba mängivad minu mõnuga, jaa. Ei, emme, me tahame kommi saada, aga meie ei taha, aga minu parasiit. Jaa, räägivad niimoodi. Täpselt nii on. Et see on, mõnes mõttes on naljakas, aga samas see koolitab ka natukene. Et selles mõttes me ei pane neile pahaks, et nad panevad seda tähele ja koralli asjad meile hirmsasti lastele hirmsasti meeldivad. Et seda juttu meil ei ole, et oi, mul ei kõlba seda või teist süüa. Hea meelega söövad. Pigem me peame nad kapi otsa ära peitma, sest kipuvad neid paremaid asju korraga panema, jaa. Nii, siis nad paljunevad, siis neil on ka seal WC. See tähendab seda, et nad organismist väljas ei käi, vaid kõik, mis neil tuleb, on ju, ja osad parasiidid söövad teisi parasiite. Ja vaata, see lima ja kõik, mida osad parasiidid eraldavad, need on need parasiidid, kes, vaata, kui piimatooted sööd, nad eraldavad neid limasid ja osad parasiidid söövad seda. Ja siis neil on need väljaheited ja siis nad paljunevad seal ja kõige hullemad on veel seened. Seened on sellepärast hullud, et need seeneniidistikud on nii võimsad ja nad on happelised. Ja kui nad siit soolestikust hakkavad väljuma oma nende niidistikega, need niidistikud on happelised ja põletavad soolestiku sisse augud. Ja sealt nad lähevad organismi. Ja miks nad lähevad? Nad lähevad parematele jahimaadele, sest põlvedes ja igal pool on vaata krõmpskolti on. See on jumala hea magus, eks ole. Siis nad lähevad sinna neid sööma. Mitte liigesed ja luud ei ole ära kulunud, vaid nad on lihtsalt parasiitide poolt nahka pistatud.
see on selle tulemus, et aastaid ei ole, tuli lääne meditsiin peale, ei ole Heidi, ära pane ära, Veiko. Vaata seda parasiidikuuri ja seda venelased ju olid need kanged, kes panid nõukaajal olid need parasiidid, et neid natukene piiri alla panna. Millega nad neid hävitasid, seda ma ei tea kahjuks. Aga ühesõnaga rõhku sellele pöörati. Aga lääne meditsiin tuli peale, tema hakkas ravima siis tagajärgi ja siis ütleme pärast, mis tekkisid inimestel. Ja edasi on väga lihtne. Teetervisesse esimene asi ongi see, et siin on 4-5 sammu, võta mis pidi tahad, aga üldjuhul, kui te jõuate selleni, siis on teil igal ühel oma juhendaja olemas, kellega te siis hakkate tasapisi aru pidama, et kuidas ja kus otsast ma võiksin siis nüüd pihta hakata. Et kuidas ma saan nii, et ma ka tahan teha sellise elumuutuse, nagu sina oled teinud, eks ole näiteks nii. Esimene asi on psühholoogia, et kõigepealt peab aru saama, et nagu ma ütlen, miks ma siin olen. Miks ma üldse siia tulin, on ju, ma tulin Tallinnast siia, miks ma tulin siia rääkima, ma niisama teiega vestlema tutvuma, nii on ka tore. Aga ma tulin kindlad sõnumid teile tooma, absoluutselt kindlad. See on psühholoogia ja kui te võtate sellest kinni, võib-olla tulete mõne aasta pärast tagasi, siis jõuab kohale, kes seda teab, on ju. 35%, võib-olla tead, ma ütlen, need protsendid on juba muutunud. See oli, kunagi me rääkisime 35 ja 75, aga praegult ma ütleks võib-olla 50-50. Et inimesed saavad sellest aru ja hakkavad endaga tegutsema. Otsustavad seda kohe ja ütlevad, jah, tore oli teie loeng, järgmine kord ma tulen uuesti. Ja osad ongi niimoodi, nad käivadki uuesti ja siis ma näen neid 3 aasta pärast, nad on ikka samasugused või hullemaks läinud, näost kahvatamaks läinud, aga ikka tulevad ja kuulavad. Aga mitte midagi, ma ei tea, kuulavad lihtsalt, tahavad kuulata, stand up, umbes nii. Nii, teine asi, vaatate üle. Teine samm on toit ja jook. Et hakkate vaatama, hakkate tähelepanu sellele pöörama, mida te ajate siis suust sisse. Lihtsalt hakkate enda vaatlejaks. Vaatate kõrvalt, mis ma teen. Vaatate, kuidas te poes käitute. Kui te muidu ei viitsi seal riiud, teate, mõnikord oled täheldanud, kõht on tühi, lähed voodi, parasiidid juhivad, võtad seda, saiad, pirukad, värgid, kõik kurvid. Aga siis tehke nii, enne kassat öelge stopp ja tehke inventuur. Ja vaadake, mis on söök. Ja vaadake, mis on toit. Toidust me rääkisime, eks ole. Aga söök on see, mis on parasiitide lemmik. See on, võtame essi ära, öök. Nii, vene keeles, soome keeles täpselt vastavad sõnad on olemas nendele ka. Et analüüsige, mida te sööte. Mina ei hakka kellegile sedelit tegema. Ma olen enda jaoks teinud, iga üks saab täitsa vabalt teha. Ei ole mingeid dieete, piiravaid dieete, kõik on lubatud, absoluutselt. Lihtsalt asendage need, mis ei ole head, suhkrud, värgid, asendage siukestega, mis on kasulikud. Tatlid, puuviljad, mingid siuksed asjad. Otsige, fantaseerige, tehke enda jaoks meeldivad toidud. Kõike saab. Minu laps kuulas küll selle kõik ära, tal ei meelde see, mida ei tohi. Ja loomulikult inimene läheb poodi, vaatab, mitte midagi ei tohi. Ta tuli koju, nuttis, ütles, mis mõttes. Nüüd ei saagi enam midagi süüa. Ma ütlesin, aga saab küll. Sa ei ole näinud, mida me teeme siin kodus. Tead, tal ei maitsenud see. Sellepärast, et vaata, parasiidid nõuavad oma. Mõtle ise, katsu siis hakata piinama ennast, et suhkrut ei ole. Aga tegelikult saab küll. Ma ütlen, püüdke endale asendajad leida ja ärge hakkake ennast piirama või ütlema, et ma nüüd seda ei tohi ja teist ei tohi. Et see on enda kiusamine. Lihtsalt sellel ei ole mõtet. Et kõik juhtub siis, kui te tasapisi võtate endaga midagi iga päev ette ja siis lihtsalt läheb asi. Nii, veebalanss. Väga tähtis teema. Minul oli vee joomisega täpselt sama seis. Ma jäin kõike muud, ainult ette joon. Lihtsalt. Ma ütlesin, et mul ei vahuvesi. Mul ei ole aega üldse mõeldagi selle peale. Siis mul ei meeldinud praanivesi. Siis ma jõin, kui ma jõin üldse ööseti võib-olla jõin, siis ma jõin mullivett. Ja ma räägin, minul oli niimoodi. Ja lihtsalt mul oli täitsa vastuvõetamatu, kui tulid nemad siin kahekesi minu vend ja siis Irina. Nad hakkasid mulle mingist veest rääkima ja nendest paanutelt. Mul oli see nii vastuvõetamatu, ma ei suutnud seda informatsiooni vastu võtta, päris ausalt ma tunnistan. Aga ma hakkasin ennast harjutama sellega, kuna ma hakkasin tegema programme ja programmide juures on väga kohustuslik juua vett. Sest et
Te võite need programmid ilma veeta ka läbi teha, aga selleks nagu see kuiv käimla, ütleme nii. No, või ütleme, pesete põrandaid ilma veeta. Nühite lihtsalt lapiga. See täpselt sama. Jaa, umbes täpselt sama, eks ole. Et kui te panete, lisate sinna vee, võt sealt ma nagu harjusin juba tasapisi seda vett jooma. Ja kui ma ausalt öeldes selle koralli vee avastasin, ta oli minu jaoks nii meeldiv. Ta ongi teise maitsega. Et ma sattusin sellest kergelt sõltuvaks. Päriselt. Ja siis ütlesid mu kõik need tuttavad, kes nüüd on mu ümber peaaegu kõik kadunud, ma ei tea, millega nad tegelevad, eks ole. Võib-olla mingid surmakuulutusi. Ma tean, millega nad ei tegele. Millega nad ei tegele, aga sellepärast, et nad ütlesid, et nii, nüüd sa jood seda vett ja nüüd sa on ära ajud kõik komposteeritud sellest veest ja nüüd sul on ja ei tea veel, mis asjad ja kõik. Absoluutselt. No ühesõnaga, need on kõik need alguse jutud. Aga õnneks, ma olin nagu selline, kes sellest välja ei teinud ja mul oli nii toetav abikaasa kodus, kes lihtsalt ilma selle veeta minu tütar, kes mitte mingit muud juttu ei võtnud, tema oli esimene, kes võttis selle vee ja hakkas jooma. Nad olid juba mehega salaja joonud seda vist 6 aega, kui mina avastasin. Vesi on küll kapis. Tõeliselt ka. Meie lugu oli selline, et igal ühel on oma lugu. Ja järgmine asi, veebalanss veel, et üks asi see, et kui te nüüd hakkate hommikul jooma rohkem vett ja hommikul selles mõttes on ka hea, et võib-olla siis õhtuks ei kurna, eks ole, seda vetsus käimist nii ära, eks ole, siin nagu nii on vaja vetsus käia, see on positiivne, et te käite. See on, ei meeldi, aga ei tule, aga hommikul tehke valmis. Ja 640 milliliitrit, hakkad proovige või suurendage tasapisi ja mängige endaga. Te olete kõik loomingulised inimesed. Minu pärast tehke endale nagu lapsele meeldivaks asi. Tähtis, et see teile kasulik on. Nii, järgmine asi puhastus. Puhastada saab meil kõiki asju. Üksikult võite ka võtta kõiki asju. Esimene asi on parasiidid välja. Siis filtrid korda. Filtrid on meil maks, neerud, lümfisüsteem. Need on meie põhilised filtrid. Eks ole, me mõtleme välja endale programme igaks kuus, 12 kuud on, 12 süsteemi on, nagu alguses nägite. Iga kuu võib toetada ühe süsteemi programmi. Algul hakkame parasiite välja vaikselt ajama, siis me märkame, et meil tuleb energiat juurde, siis me võtame ette soolestiku. Maitsed muutuvad. Almeri Ansu räägib hästi ägedalt just nende soolestiku asjadest, et tuju on rõõmus, meil on hea, soolestik on puhas, kõiki inimesi ma seedin, kõikidele ma olen jaatav, eks ole, mulle meeldib see jaatamine hästi, et jaatav olla. Et puhastused ja töö juures näiteks ka ma olen tähele pannud, meil on hästi intensiivne töö, ma ise käin veel tööl ja ma leian aega nüüd endal ka joomiseks, hommikul võimlemiseks, kõikideks asjadeks, ma olen lihtsalt teinud enda elustiili muutuse. Ja absoluutselt elu on hoopis teistsugune. Ja ma ütlen, õnneks on meil kontoris inimesed, kes on hakanud ka tänu minule, ühesõnaga, mis tänu minule vahet ei ole, aga vett jooma ja nad on ka, ma vaatan, et ennem olid sellised turris ja kurjad, et kõik nagu mõjutab meeleolu ja absoluutselt kõike. Et proovige järgi vaadata. Nii. Ja järgmine 5. samm on siis tark toit. Mis vahet see on? Toit ja tark toit. Jälle toit. Eks ole, mõtlesin ise ka kunagi. Aga tark toit on niisugune toit, et nagu te kõik ütlesite, et hästi kiire on. Kõikidel on. Ausalt öeldes minule jätku iga päev aega pottide vannidega tegeleda. Otsida igasugustest marketitest kalleid asju ja siis vaaritada ja teha ausalt jätku aega. Mul on nii palju asju teha, isegi lugeda on ja kõike on vaja teha. Igale poole tahaks minna ja reisida tahaks. Isegi reiside peal vaata. Sa ei saa ju võtta aurutajaid ja smuuti neid topse ja kõik asju endal kogu aeg kaasa. Ameerikas käisime, oligi probleem. Minu põhitoit on päeva jooksul on üks smuuti, mis koosneb hästi paljudest komponentidest. Ma panen siin... Nii suur probleem. Ja siis ma ei saanud seda smuutit. Et iga üks valib ise oma tee, aga tark toit on see, mida sa saad teha, et sa panedki endale programmi, sa vaatad üle selle reaktsiooni siin, mida rakud vajavad ja koostadki nende rakkude jaoks selle toidu. Siis sa ei pea muretsema, palju ma kaalikaid, porgandeid söön, seda sööd nagu nii palju, kui su meel tahab, eks ole. Aga see tark toit ongi see, mis toetab sinu rakku. Ja seda saab teha väga lihtsalt. Need on olemas meil absoluutselt igasugused variandid.
ma ei tea, palju meil üldse neid tooteid on. 200 ringis jah. Algul tekkis mõte, miks neid nii palju on, et kas tõesti on nii palju vaja. Aga vaja on sellepärast, et inimesed on erinevad, kõik tahavad erinevaid programme teha ja vaat siis ma saan neid katsetada. Algul võib-olla ei oska, aga siis ongi need inimesed, kelle poole te alati pöördud, minu pärast kirjutage kas või mulle, Facebookis otsige mind üles, kirjutage, küsige, kuule, mis asja ma võin teha. Kuule, ma tahan seda tulemust saada. Igasuguseid lahendusi leiab. Nii et tänan teid kuulamast ja minu arust tahtis rääkida Karin oma tulemustest või Veiko pidi natuke testid lahti rääkima. Ma pole nii palju ära rääkinud. Ei, aga natuke võib-olla, et kõik saavad võtta. On jah. Et Veiko räägib sellest, mina võin rääkida oma tulemustest siin nii kaua, kui Veiko teeb seda testi. Kuna ma vett ei joonud, puhastusi ma polnud teinud, siis oli minu keha oli sellises seisus, kui ma koralliklubisse tulin, et esiteks mul oli veepuudus kindel, ma ei teinud teste, aga ma tean, et kuna ma vett ei joonud, siis ei saanud seda vett ka kuskil olla. Naha pealt on ka muideks näha. Kui te ilusti regulaarselt vett joote, siis pärast hakkate vaatama, kuidas nahk hakkab minema selliseks. Esiteks ära tuleb rohkem ja elastsus ka. Et nahkud annavad kogu aeg ära, siis kuivavad kokku. Selge see, et nahk on ka kuiv kogu aeg. Et see hakkab nahalt kohe tulla. Ja mis mul oli minu jaoks oli suur probleem meeletud hommikused pühad. Ma köhisin niimoodi, et mõnikord ma köhisin 3 tundi hommikul, mitte niimoodi pidevalt, vaid ma pidin saama ennast välja köhida. Ja siis ma mõtlesin, et mul on see allergia, mul on see, küll ma käisin teste tegemas, kõik on korras. Siis mul juba rinnus valutas sellest köhimisest. Mees ütleb, kuidas, et enam ei õitse ju midagi. Siis ma arvasin, et võib-olla on tolmulesta. Ma olin nagu see polkoonikulest. Ma käisin, otsisin igalt poolt abi, mõtlesin, et mis jama see on. Ja siis ma avastasin niisuguse huvitava asja, näiteks ma tegin kõigepealt ära selle pesumasina. Esimene kuu sealt ma tundsin, et ma saan energiat, sain nagu energiat juurde, hakkasin vett jooma ja ma leidsin endale selle mustapähkli lehe. Mida ma ausalt öeldes võib-olla tarbisin kuu aega. Ja minu tulemus oli see, et mu hommikused pühad olid kadunud. Ma ise ka imestasin, kuhu kadunud. Ma ei olnud mingit suuri asju ette võtnud, aga minu jaoks see mõjus. Mul oli üks naine, kes tegi nagu naha peal nagu proovis nende korallitoodetega, et mis sulle sobib ja mis ei sobi. Ja see naine käis mingit testi tegemas, ma ei mäleta, kus see päris oli. Ta ei olnud üldse nagu koralliga seotud, aga ma palusin tal nagu vaadata minu peale, et mis tooted mulle sobivad. Ja ta ütles, et vot nii, mustapähkli leht kopsub puhtaks. Ma ütlesin, mis mõttes, et ma ei suitseta ju, et mis mõttes, et kopsub puhtaks. Aga mulle ei tulnud meeldegi ausalt öeldes, ma köhin. Sest et see oli nii loomulik asi. Et ma lihtsalt ei pannud seda tähele. Mustpähkel. Seda pidi mu emale ju. Ja sellest ma rääkisin, sa ei ole ütelnud nagu täpselt. Ma mõtlen, et see tuleb automaatselt. Ja nüüd ühesõnaga minu jaoks lahendab see probleemi. Lahendab probleemid, siin on parasiidikuurid ja igasugused asjad, igaüks leiab oma tee. Ma lihtsalt tahtsin oma lugu rääkida, mis minu jaoks oli nagu positiivne. No nii, see oli siis terviseloeng siin Soomes meil ja loodame, et Veiko ja Vilve tulevad tihedamini meile. Nägemiseni kõigile!